Tere taas teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime kiikumisest. Leidke viis, kuidas kasvatada kiiguhoogu. Võidab see, kes esimesena oma kiikuja raami taha kiigutab. Võistlejad saavad kiiguhoogu kasvatada vaid nööris tõmmates. Kas olete valmis? Ja. Läks! Seda, kuidas füüsikaliselt kiikumine töötab, on lihtsam mõista, kui mõtleme püsti kiikumisele või kiikingu spordialale. Nööri otsas rippuv raskus tähistab kiikuja massi keskme asukohta. Kui raskus on kõige madalamas asendis, siis tähistab see justkui kiikujad, kes on kükkis. Kui aga raskust tõstame, seda saame teha siia nöörile vajutades, siis tähistab see kiikujad, kes on tõusnud püsti ning näeme, et tema massikese on palju kõrgemal kui enne. Kui oled mõnikord näinud, kuidas kiikingu kiikedel kiikujad hoogu kasvatavad, siis on see üpriski lihtne protsess. Kui oled kõige madalamas asendis, siis tõuse püsti ning kui jõuad kõige kõrgemasse asendisse, siis lase ennast kükki tagasi. Jälle, kui tuled alla, tõuse ülesse ning teisel pool kõrgeimas asendis lase ennast alla. Täpselt samamoodi tuleb käituda ka selle ülesande lahendamisel. Kuid enne kui seda päriselt läbi proovime, joonistame läbi, mis siis päriselt seal juhtuma peaks. Paigutame meie kiikuja kõigepealt siia vasakule poole tasakaalupunkti. Meie kiikuja on hetkel kükis ning liigub allapoole. Kõige lihtsam on meie näite puhul uurida kiikuja energiat. Algasendist sõltub kiikuja potentsiaalne energia kõrgusest tasakaalupunkti suhtes. Tasakaalu asendis on kogu potentsiaalne energia muutunud kineetiliseks ning kiikuja tahab edasi kiikuda. Kui nüüd kiikuja alumises punktis aga püsti tõuseb, siis suurendab ta enda tasakaalu asendi nivoo taset ning energia, mis tal oli, et jõuda sama kõrgele, kus ta alustas, viib teda veelgi kõrgemale. Kanname ka joonisele kiikuja püsti tõusmise ning vaatame, kui kõrgele ta nüüd jõuab. Siin alumises asendis tõuseb kiikuja püsti ning kogu tema kineetiline energia aitab tal edasi kiikuda, mis tõttu jõuab ta ka palju kõrgemale. Oma püstise algpunkti suhtes jõuab ta täpselt sama palju kõrgemale, kui ta alguses tasakaalupunktist asus. Kui nüüd kiikuja ennast taas kükki laseb, siis on ta algse olukorraga võrreldes juba natukene kõrguses võitnud. Ning kui ta taaskord alla sõidab ja seal uuesti püsti tõuseb, siis saab ta teisel pool jälle veel kõrgemale ja nii oma tsüklit korrates saabki ta järjest suurema hooga kiikuda. Ja nii see hoog muudkui kasvab ja kasvab ja kasvab. Nii et proovime nüüd ka päriselus järgi, kuidas see hoo kasvatamine käib. Selle jaoks võtame meie juba sõbra kiikuja, anname talle väikse alghoo ning suurendame tema hoogu igal tsüklil. Ja nägime, et kiikuja suutiski väga palju kasvatada oma hoogu. Täpselt nii lihtne ongi kiikudes endale hoogu teha. Mine otsi nüüd lähim kiik ja proovi isegi järgi.